Tere tulemast Märjamaa gümnaasiumi õppeaasta avaaktusele. Aktuse avab õppeala juhataja Kristiine Niit. Tere, hea koolipere! Näe, haarab koolikella päevitunud pihku noor, hästi puhanud septembrikuu. Ja seda helistab nüüd selgest rõõmust. Kogu maailm nähku. Sa seisad uue aasta koolilävel ja võtad kätte uue õpiku. Nende luuletaja Maimu Linnamägi kirjutatud mõtetega on mul au ja hea meel avada Märjamaa gümnaasiumi 2025. 2026. õppeaasta 1. septembri aktus. Soovin kõigile tarkust täis ning põnevat uut kooliaastat. Me alustame täna jällegi teisiti. Meiega on liitunud uued koolikaaslased, klassikaaslased, uued õpilased, uued õpetajad, aga ka uus direktor, Eero Raum. Siinkohal kutsun ta siia ette, et üle anda talle meie kooli ajalooraamat, millesse oleme kirjutanud selliselt. Eero, sa võid siia ette tulla juba. Soovime teile jõudu, tarkust ja avatud meelt Märjamaa gümnaasiumi juhtimisel. Olgu iga päev täidetud nii õpilaste teadmishimu, õpetajate pühendumuse kui ka koolipere ühte hoidmise vaimuga. Selle raamatu lehekülgedes talletatud kooli ajalugu on tunnistus kestvast hariduse ja kogukonna sidemest. Loodame, et teie juhtimisel sünnivad siia uued väärtuslikud peatükid. Märjamaa gümnaasiumi koolipere. Nii, aga napsen ühe hetke, ma tean, et on tulnud tervitama ka meie direktorit Märjamaa gümnaasiumi hoolekogu ja hoolekogu esimees Ave Sarapuu soovis samuti sõna. Tere! Märjamaa gümnaasiumi hoolekogu esinaisena ulatame omalt poolt lilled ja kommikarbi meie uuele direktorile ja soovime meeldivat koostööd. Leonard Mitt ja Katriin Sarnit esitavad laulu Algab kooliaasta uus. Juhendab Kulla Aavik. Väiksed lapsed, suured sammud, täna kõik on teel. Koolimaja uhkelt ootab, pidupäev on see. Mõni tuleb esmakordselt käsi ema käes. Teisel aga ammu tuttav kooli argipäev. Nüüd on käes septembrikuu. Tere, tere kõigile, see on aasta uus. Nüüd on käes septembrikuu. Algab kooliaasta uus. Väiksed lapsed, suured lapsed, täna kõik on teel. Naerusäde silmades ja pisut ärev meel. Mõni tuleb esmakordselt käsi ema käes. Teisel aga ammu tuttav kooli argipäev. Nüüd on käes septembrikuu. Tere, tere kõigile, see on aasta uus. Nüüd on käes septembrikuu. Algab kooliaasta uus. Täna liituvad meie kooliperega esimesse klassi astunud õpilased.
Palun igal õpilasel püsti tõusta, kui ütleme tema nime ja vastu võtta Aabits kooli direktorilt. Ja palun Aabitsaid üle andma ka klassijuhatajad. Esimene A-klass. Keron Lepsalu. Tõuse palun püsti, Keron. Kristjan Lepsalu. Kristoffer Vee. Ella Amberg. Emily Jaakberg. Hanna Leedmaa. Hugo Robert Hamburg. Karolin Veiman. Kristel Mets. Loviise Karpenko. Mairon Jakobson. Moona Bianca Salk. Rebecca Ratassepp. Riana Eier. Ja Romek Padar. Ja esimene B-klass. Brenet Svets. Cassandra Krausberg. Eliise Kilden. Emilia Jakk. Emma Astre. Jakob Mihhailov. Johanna-Marii Truu. Kendrik Loel. Stella Noora Saar. Joosep Jaago. Gloria Rannala. Noora Toots. Silver Toots. Villem Laanesaar. Brent Jansen. Roben Uustalu. Ja esimene V-klass. Renno Krumm. Markel Lääne. Markus Jõekallas. Ja Gregor Mattis Kalmiste. Kõneleb Märjamaa gümnaasiumi direktor Eero Raun. Tere hommikust, Märjamaa!
Oi, küll on tore siin teie keskel olla ja aitäh selle toreda üllatuse eest minu kolleegidele. Minu poolt oli see esimene fail sellest tänase ürituse kavast, kus oli loomulikult arvesse võetud kõike seda, mis on eelnevatel aastatel toimunud, aga tundub, et kolleegid on sinna faili midagi juurde kirjutanud. Igal juhul, head õpilased ja õpetajad, lapsevanemad ja vilistlased, külalised ja kogu Märjamaa kogukond. 1. september on alati eriline päev, täis ootusärevust, uusi algusi ja lootusi. See on hetk, mil suvised värvid hakkavad tasapisi sügise kuldseks küpsema ning meie pilgud pöörduvad teadmiste ja tarkuse poole. See päev tuletab meelde, et õppimine ei alga ega lõppe kunagi ainult koolimajas, vaid kestab kogu elu. Täna soovin peatuda ühel väga olulisel oskusel, mis saadab meid läbi elu ja muudab meie olemise mõtestatumaks. See on julgus ja oskus astuda teiste ette ja küsida. Eriti oskus küsida, miks. Pöördun kõigepealt teie poole, kallid 1. klassi lapsed. Just teie olete siin saalis kõige tähtsamad. Saite täna aabitsa, mis avab ukse maailma, kus ootab teid ees suur seiklus. Meie koolis õpite kirjatarkust, võõrkeeli ja arvutamist, kuid veelgi enam. Te õpite sõprust, koostööd ja üksteise austamist. Ärge kartke eksida, sest just vigadest ja proovimistest sünnib tarkus. Teie ümber on õpetajad, kes aitavad ja suunavad ning klassikaaslased, kellega koos saab jagada nii muret kui rõõme. Aga ennekõike hoidke endas alles väärtuslik julgus küsida miks küsimusi. See aitab teil mitte ainult targaks saada, vaid ka elada teadlikult ja väärtuslikult. Miks peab õppima? Miks on sõbrad tähtsad? Need ja teisedki küsimused võivad vahel tunduda lihtsad või isegi tüütud, aga tegelikult peitub neis alus nii õppimiseks kui üldse õnnelikuks eluks. Head lapsevanemad, ka teie jaoks on täna suur päev. Te olete teinud oma lapse eest olulise valiku ja annate ta täna usaldavalt kooli hoole alla. Aga ükskõik kui meisterlikud on õpetajad oma töös, jääte alati just teie oma lapsele suurimaks eeskujuks kõiges, mis elus ette tuleb. Lapsevanema roll on ja jääb asendamatuks. Seepärast panen teile südamele. Palun hoidke nii oma lapses kui ka iseendas alal elamise julgust ja avatud hinge. Mõnikord on elu suurtele küsimustele raske leida vastuseid, aga jagugu teil siis hetkeks ausust öelda esmalt välja ma ei tea ja teiseks kohe peale hakkamist ikkagi leida sellised vastused, mis teid ennast ja ka teie last elus edasi aitaks. Meie kool tahab olla teile hea partner, et neid vastuseid koos otsida ja julgustada lapsi küsima ka siis, kui teised ehk enam ei küsi. Meie ühine eesmärk on kasvatada lastest eelkõige head inimesed, kes oskavad hoolida, kuulata ja mõista. Võimalus saada osa oma lapse kasvatamisest ja arenemisest on ühtaegu suur vastutus, aga ka ilusaim elamus. Armsad õpilased, nii nooremad kui vanemad, teid ootab ees uus õppeaasta, uus peatükk teie koolitee raamatus. Mõnel on see alles esimene lehekülg, teisel juba viimane. Olge avatud uutele teadmistele, küsige, otsige ja uurige. Ajapikku muutuvad teie küsimused järjest nõudlikumaks. Miks ma peaksin pingutama? Miks just mina? Miks on maailm selline, nagu ta on? Iga selline miks aitab teil teha teadlikumaid valikuid, seada eesmärke ja luua iseendale elamisväärne elu, mis on päriselt teie oma. Ning pidage oma teekonnal alati kallis kodukanti, sest just siin järtade küllasel tasasel maal on teiegi jaoks rahu ja tasakaal. Head kolleegid õpetajad, teie roll on hoida see miks elus, aidata õpilastele otsida ja mõtestada oma elu, vastuste andmise kõrval õpetada nägema, et igal küsimusel võib olla mitu tahku ning aru saama sellest, et õppimine ei ole ainult teadmiste kogumine, vaid ka maailma mõistmine ja selle üle küsimine. Ma soovin teile pühendumust, inspiratsiooni ja rõõmu igast väiksemastki edusammust, mida oma õpilaste juures näete. Ja viimasena pöördun kogu Märjamaa kogukonna poole, Varbolast Vigalani ja Lauknast Nurtuni. Meie ühine ülesanne on kasvatada noori, kes ei lepi ainult pealiskaudsega, vaid julgevad küsida ja otsida põhjuseid.
Just sellistest inimestest sünnivad loovad mõtlejad, hoolivad kodanikud ja meie kodukoha tulevased hoidjad. Uskugem oma noortesse ja aidakem neil kujuneda parimaks versiooniks iseendast, et viia elu edasi, hoida au sees kodukandi traditsioone ja luua uusi võimalusi. Ning kuna meie koguduse õpetaja on täna fotograafi rollis, ma rõhutan tema eest seda, et inimene teeb vähem eksisamme ja saab nii enda kui oma ligimestega paremini läbi, kui ei pea iseennast universumi keskpunktiks ja kõrgeimaks jõuks. Mitte ilmaasjata on nii Märjamaa kui Vigala kirik pühendatud Maarjale. Just meie olemegi juba sajandeid see päris Maarjamaa. Märjamaa gümnaasium on meie kodukandi elujõu mootor ja kogukonna süda, mille tuksete korrapärasus ja väsimatus annavad kursi kogu valla jätkusuutlikkusele. Süda saab olla tugev vaid siis, kui seda toetab kogu ülejäänud keha. Kodud, vallavalitsus ja teised asutused, ettevõtted, igapäevane kultuuri- ja spordielu. Tänan siiralt ja südamest kooli poolt kõiki inimesi ja organisatsioone, kes toetavad ja panustavad erineval moel, et lapsed saaksid parima võimaliku hariduse. Olen kindel, et juba mõne aasta pärast on Märjamaal tänasest oluliselt rohkem väärtuslikke töökohti ja meie koolis ka rohkem õpilasi. Usun nii Märjamaa valla kui meie kooli tugevasse tulevikku. Märjamaa gümnaasium peab olema oma kodukandi lastele nüüd ja edaspidi mitte ainult lähim, vaid ka parim keskharidust pakkuv kool. Algaval õppeaastal ehitatakse gümnaasiumihoones uus kodu ka Märjamaa muusika- ja kunstikoolile, et noorte inimeste hing jääks kaunite kunstide toel kogu eluks helisema. Rahvatants ja näitemäng, koorilaul ja pillimäng on ju alati olnud Märjamaal au sees. Omalt poolt püüan koolijuhina luua Märjamaa gümnaasiumi jaoks uusi võimalusi, mis väärtustaks ettevõtlikku vaimu ja siinse piirkonna ettevõtlust. Juba järgmisel nädalal kutsume 15–19-aastaseid gümnaasiumi neidusid tehnoloogiaõppeprogrammi, et tutvustada neile inseneeria erialade võimalusi. Ootame meie noori pärast laias maailmas hariduse saamist tagasi kodukanti, edasi viima oma vanemate tööd ja kohalike ettevõtete edulugusid. Armsad kuulajad, uus kooliaasta on kui puhas vihikuleht, millele hakkame tänasest koos kirjutama. Olgu need read täidetud tarkuse, hoolivuse, julguse ja rõõmuga. Soovin kõigile lastele säravaid silmi, õpetajatele kannatlikkust ja loomingulist jõudu, lapsevanematele usaldust ja rõõmu oma laste kasvamise üle ning meie kogukonnale rahulikku enesekindlust, ühtsust ja tugevat koostöötahet. Tänan tähelepanu eest ja head uut kooliaastat, kallis Märjamaa! Soovime tänada ka esimese klassi juhatajaid, et palun siis siia lille ja abitsat vastu võtma esimese A-klassi juhataja Marju Plaamus. Esimese B-klassi juhataja Kaire Hindremäe. Esimese V-klassi juhataja Merle Voolaid. Ja ilusat uue õppeaasta algust ka 12. klassi juhatajale Ottomar Linna. Meil on nüüd aeg tutvustada teile, kallis kogukond, ka uusi õpetajaid ja töötajaid, kes on meiega liitunud selleks õppeaastaks ja kindlasti ka edaspidiseks. Kõigepealt Merje Sale, väikeklassi õpetaja. Lii Torn on informaatika- ja matemaatikaõpetaja ning õpetab ka inglise keelt ja hoolitseb ka selle gümnaasiumi tüdrukute tehnoloogia ringi eest. Lii, kus sa oled?
Mari-Liis Kalmus on kehalise kasvatuse õpetaja. Maris Tiitre on väikeklassi õpetaja. Kristin Klaamas on õppetöö koordinaator. Ja inimene, kes on siis tänase päevakava ette valmistanud ja seda ka läbi viib, arendusjuht Ülle Rämo. Ja järgmiseks esitab Ken Steven Kristal laulu Kooliaeg käes. Teda juhendab õpetaja Marika Kosubenko. Suvised tembud kõik maha on jäänud, sügis on tulnud ja kooliaeg käes. Igaüks teab, tark olla hea, rumalast keegi ju lugu ei pea. Nurka jäi pall, rulakapi all, otsi välja nüüd, pliiatsid ja vihikud. Suvised tembud kõik maha on jäänud, sügis on tulnud ja kooliaeg käes. Igaüks teab, tark olla hea, rumalast keegi ju lugu ei pea. Nüüd koolikell on rõõmsalt hell, kutsub meid tarkust pähe ajama. Suvised tembud kõik maha on jäänud, sügis on tulnud ja kooliaeg käes. Igaüks teab, tark olla hea, rumalast keegi ju lugu ei pea. Uue õppeaasta puhul on kooliperet tervitama tulnud vallavanem Triin Matsalu. Tere, armas esimesse klassi astuja, hea abiturient ja kõik Märjamaa gümnaasiumi õpilased, lugupeetud juhtkond, õpetajad, lapsevanemad ja kõik külalised. Mul on suur au ja rõõm selle õppeaasta alguses selle kooli vilistlasena ja viimast aastat veel selle kooli lapsevanemana tänasest teie pidulikust aktusest osa võtta. See on midagi erilist ja südant liigutavat, kui näed siia saali sisenemas oma gümnaasiumi õpingute viimases klassis olevate laste käevangus olevaid esimesse klassi astujaid. See on nii ülev tunne, et ütleme nii, et tuleb see kananahk peale. Tänane päevakangele oled sina, esimese klassi õpilane. Olete kõik nüüd Märjamaa gümnaasiumi õpilased. Osa sellest kooliperest ja ma loodan, et võtate uhkusega oma selle uue tiitli vastu. Täna heliseb teie jaoks esimene koolipell. Oma esimesed aabitsad saite te juba kätte. Oma esimeste klassikaaslastega olete kohtunud ja oma õpetajad samamoodi näinud. Head klassijuhatajad, neid on teilt siin täna 3. Teie poole vaatavad need 35 silmapaari. Olete neile koolis nüüd kõige olulisem inimene. Olete kui majakas koridoris ja kõige targem inimene seal klassi ees, kes teab ja oskab kõike
ja kellele saab alati siin koolimajas loota. Head esimese klassi lapsevanemad, teie jaoks on see päev sama oluline kui teie lastele. Olge julged oma last toetama, julgustama ja kuulama. See on kõige väärtuslikum, mida ta vajab. Koolitee on ühine teekond. Laps, vanemad ja õpetajad käivad seda koos. Just teie toetus aitab teie lastel tunda, et kool on turvaline ja sõbralik paik, kus võib julgelt unistada ja katsetada ja küsida neid miks küsimusi. Sest täna algab ka koolitee teil, head lapsevanemad. Olge uhked oma laste üle ja nautige nende kasvamist ja imelist nende lugu. Head abituriendid, loodan, et olete kogu eeloleva kooliaasta noorematele õpilastele eeskujuks ja näitate, kuidas tuleb ühes heas koolis üksteist hoida ja toetada. Teie jaoks on see viimane aasta. See on kui spurt ühe maratoni lõpus. Võtke seda kui võimalust ja mitte kohustust. Sellest, millise tulemusega te kevadel finišisse jõuate, sõltub, millised uksed teile järgnevalt avanevad. Head õpetajad, ma soovin teile seda koolmeistri tarkust, et selles AI pealetungis jääda selleks kõige olulisemaks ikkagi seal klassi ees. See on katsumus, aga selles muutuvas maailmas peame me kõik sellega hakkama saama. Jõudu teile! Olgu see kooliaasta siis kogu kooliperele täis rõõmu, uusi avastusi ja üksteise toetust. Ärme unusta, et igaühel meist on omad tugevused ja oma anded. Ja Märjamaa gümnaasiumis on teil võimalus kõigil neid arendada, katsetada ja jagada. Olge julged ja teadmiste imulised. Soovin teile kõigile palju edu, säravaid silmi ja julget pealehakkamist. Olgu see aasta parim, mida seni kogenud oleme. Aitäh teile! Nüüd on minu kord väike üllatus teha. Teate, meie vilistlasel ja lapsevanemal ja vallavanemal on täna sünnipäev. Ja teda siis õnnitleb meie vallavolikogu esimees ja õpetaja Ottomar Linna, aga kas siin saalis on keegi veel, kellel on täna sünnipäev? Ei tahaks ju ülekohtune olla. Aga tule siia, palun. Tule siia, kui sul on sünnipäev täna. Ja tulge siia ette ja me laulame teile kõigile nüüd sünnipäevaks ka. Palun. Õnne soovime sulle, õnne soovime teil. Palju õnne, õnne soovime teil. Märjamaa gümnaasiumi üks väärikas traditsioon on õppeaasta avaaktusel koolirahu lepingu allkirjastamine. Koolirahu on üle-eestiline liikumine, mille eesmärk on koostöö kaudu toetada turvalise ja hooliva koolikeskkonna kujundamist õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lapsevanematele ning kõigile kooliga seotud osapooltele. Palun lepingule alla kirjutada direktoril, õpetajate esindajal Ottomar Linnal ja õpilaste esindajal Aliise Matsalul 12. klassist. Tulge palun siia.
aitäh! Märjamaa gümnaasiumi vilistlaste poolt kõneleb Vokk Paiks, üks omanikest ja juhatuse liige Indrek Pettjärv. Aitäh selle ametliku sissejuhatuse eest, aga eelkõige ma olen tegelikult selle kooli vilistlane. Lugupeetud vallavanem, austatud kooli direktor ja hea Märjamaa gümnaasiumi koolipere. Mul on suur rõõm olla täna tagasi koolis, kus minu teadlik teekond paljuski alguse sai ja millel on olnud ülioluline roll minu kui isiksuse kujunemisel. Kuigi möödunud on juba ligi 10 aastat, tundub nagu oleks olnud alles eile, kui siin samas koolimajas teadmise omandasin ja tegelikult ka vajadusel tagapingis pulli tegin. Mäletan, et õppimise käigus mul tekkis küllaltki tihti küsimus, et kas see raku ehituse läbi ja lõhki tundmine või need matemaatika valemid, kus on tähti rohkem kui numbreid, kas neid vaja ka läheb? Või miks ma pean teadma, et just täpselt see meloodia on Beethoveni 9. sümfoonia? Vahemärkusena ma mainin ka kohe ära, et ma ei plaani poliitikasse astuda ja ma ei tee siin kampaaniat tulevaks KOV-i valimiseks, vaid gümnaasiumi uus direktor palus mul läbi vilistlase silmade vaadata või meenutada, et milline oli see Märjamaa gümnaasiumi teekond. Ja äkki mul on mingisuguseid nõuandeid alles koolide alustavatele õpilastele või abiturientidele, kelle koolide peagi lõpeb. Kooli ajal ei tundunud Märjamaa minu jaoks Eesti kaardil just kõige silmapaistvam koht. Kui meie kodukoht ületas meediakünnise, siis see oli tõenäoliselt seotud mõne järjekordse poliitilise rumaluse või Pärnu maanteel juhtunud õnnetusega. Enamik eestlasi ilmselt ei tea siiani, et kui Tallinnas Pärnusse sõites Olereks juures paremale keerata, siis leiab siit paiga, kus on üllatavalt palju sisu. Selle sisu parimaks näitajaks on siin sirgunud ja selles koolis õppinud inimesed. Kindlasti paljud teist elasid nädalavahetusel kaasa Eesti korvpallikoondisele, kus Joonas Riismaa mängis külg külje kõrval selliste NBA staaridega nagu Kristaps Porzingis või Nikola Jokic või Haver Järveoja, kes suure tõenäosusega on praegu kuskil Facebooki või Apple'i peakontoris ja müüb enda loodud Ready Player Me avatari platvormi. Samuti Kristjan Hiiemaa, kes on rahvusvahelise äritarkvara Erpli juht ja looja, Risto Mäeots, lennuhooldusettevõtte Magnetic MRO juht või Tõnis Saar, Eesti gastronoomiamaailma superstar. Ka minu enda ettevõtte 15 Euroopa riigis tegutseva Vokk Paiksi tuumikust moodustub just põhilise osa Märjamaa gümnaasiumi inimeste töö. Tuleb välja, et samm Märjamaa gümnaasiumi tööõpetuse tunnis bineerist auto nikerdamisest kuni Renault grupiga strateegilise koostöölepingu sõlmimiseni ei ole üldse nii suur samm. Need on ainult üksikud näited väga paljudest edukatest sportlastest, ettevõtjatest või kultuuriinimestest, kes Märjamaalt on oma teekonda alustanud. Kõiki neid näiteid ühendab aga meeletu töötahe ja usk iseendasse. Ja teate mis? Kõik need inimesed on kunagi kulutanud täpselt neid samu Märjamaa gümnaasiumi istmeid ja tõenäoliselt valdav osa õpetajad isegi on endiselt samad. Mäletangi, et minu ajal räägiti väga palju nii-öelda eliitkoolidest ja toodi neid eeskujuks. Ka mul endal oleks olnud teoreetiliselt võimalik minna peale 9. Tallinnasse õppima. Valik Märjamaa kasuks osutus just erinevate eeskujude baasil, kes olid minu jaoks valideerinud Märjamaa gümnaasiumi hariduse kvaliteedi. Olles nüüd kokku puutunud väga paljude erinevate koolide lõpetajatega, nii tööjõuturul kui ettevõtluses, siis ma olen üha enam veendunud, et Märjamaal jäämine oli õige otsus. Kui eliitkooli õpilasena üldse mõni eelis, siis on lihtsalt suurem ambitsioonikus ja enesekindlus. Tänases digiühiskonnas õppimisvõimalused on ju kõikidel täpselt samad. Pange sama enesekindlalt ja vihaselt nagu Märjamaa korvpalliäss Joonas Riismaa tšehhidele 3 silme vahele ladus ja maailm on teie ees valla. Mul on hea meel, et Märjamaa gümnaasium on saanud uue ja teotahtelise direktori, aga ees ootav väljakutse lihtsate killas kindlasti ei ole. Kui me vaatame Eesti demograafilisi trende, rekordmadalat sündivust ja inimeste liikumist maalt linna, siis on üsna selge, et vanaviisi jätkamine tähendaks Märjamaa gümnaasiumi jaoks aeglast ettevalmistust selle kooli sulgemiseks.
See, mis on meid toonud siia, ei vii meid tõenäoliselt enam edasi. Kui tahame, et see kool kasvaks ja püsiks, tuleb leida originaalseid lahendusi ja võtta kaalutletud riske. Olgu selleks mõne õppekallaku loomine, koostöö Eesti ülikoolide või teadusasutustega. Aga alustame madalal rippuvatest viljadest. Teeme kooli nähtavaks, investeerime kooli brändi, räägime selle kooli lugu. Noorel, kellel on valida kõik võimalike erinevate koolide vahel, peab olema just Märjamaa gümnaasiumi esimene valik. See on loomulikult koht, kus ka iga tänane Märjamaa gümnaasiumi õpilane saab ise panustada. Ühe kooli parim turundus on tugevad eksamitulemused ja edukad vilistlased. On vaja näidata, et siit tulevad tegijad, säravad mõtlejad, tippspetsialistid ja loojad. Vaadates oma kooliteele tagasi, siis paljud eesmärgid, mis tundusid hoomamatult kauged, olid tegelikult üllatavalt lähedal. Kõigile õpilastele, kellel tundub, et on raske või keeruline, siis motivatsiooniks on öelda, et ega lihtsamaks ka ei lähe. Iga järgmine etapp elus on tegelikult raskem kui eelmine. Ja see, mis on täna rekord, see saab homme normiks. Nii et nautige olukorda. Ma käisin mõned nädalad tagasi teidil ühes restoranis, kus mängis taustaks klassikaline muusika, suurepärane atmosfäär, hea seltskond, hea toit ja järsku tuli tuttav meloodia. Ja mulle hetkega meenus Märjamaa Tammede klassis omandatu. Ja ma sain öelda, siin on tegu Beethoveni 9. sümfooniaga. Sellega oli ka see diil lukus ja läkski vaja. Ja ma arvan, et see ilmestab tegelikult kogu gümnaasiumi haridust. Kõik, mida te täna õpite, on elementaarne baas, silmaring, vundament järgmisteks sammudeks, olgu selleks kas kutsekool või ülikool. Ja pidage meeles, et kui te tahate ehitada edukat karjääri, siis vundament peab olema tugev. Head õpilased, olge uudishimulikud, olge ambitsioonikad ja nähke roppumoodi vaeva. Toome Märjamaa kaardile ja mitte ainult Raplamaa või Eesti kaardile, aga maailma kaardile. Ilusat tarkusepäeva kõigile, edu direktorile uues ametis ja jõudu algavaks kooliaastaks. Aitäh! Nüüd on aeg helistada esimest koolikella. Tänavu teevad seda 1. klassi õpilane Emma Astre ja 12. klassi õpilane Kette Runga. Tulge palun siia.